Aitäh, härra eesistuja. No vot, siin me nüüd oleme siis. Raha on tuuri läinud. Lennukite hind on langenud, sest hooldus on tegemata jäänud. Samad inimesed, kes lasid põhja Estonian Airi, lasid põhja ka Nordica. Nordica raha keerutati mingisugustele tütarettevõtetele, kes just nagu pidid tagama kliendibaasi laienemise ja lepinguliste igasuguste võimaluste laienemise, aga tegelikult pistsid lihtsalt raha taskusse. Ja kui ma olin korruptsioonivastase erikomisjoni esimees, korduvalt arutasime seda, oli meil Riigikontrollil oma meeskondadega korduvalt seal selgitamas oma arvutusi, oma järeldusi, olid ka ministeeriumi esindajad, kaasa arvatud tollane kliimaminister Kristen Michal koos oma kantsleriga, ja pidi jätkuma see kõik ja pidi toodama meile laua peale ka üksikasjadeni, pulkadeni lahti võetult see, kuidas kavatsetakse siis kogu see pankrotipesa, kuidas sellega edasi minna, kuidas erastada, mida erastada, kellele erastada. Ja siis ühtäkki tehti muidugi manööver, tüüpiline manööver, tüüpiline reformi ikke valitsuste manööver. Ärge siin EKRE iketage midagi. EKRE ei ole mingit iket teinud. Küll on aga Reformierakond ikestanud Eesti rahva aastakümnete vältel ja viinud meid sellesse olukorda, kus me praegu oleme. Meil pidi olema lõpuks ometigi otsustusvõimeline valitsus, teovõimeline valitsus. No nakatav naer saalis. No tõesti. Mis te siiani tegite? Mis siiani oli? Missugused Reformierakonna valitsused siiani olid? Teovõimetud, vastutusvõimetud, varga valitsused, rahapesu valitsused. Selles on ju probleem, miks on vaja seda uurida. Aga mitte selles ei ole probleem, et meie toetasime omal ajal koalitsioonis tuliste vaidluste tagajärjel 30 miljoniga. 30 miljoniga. Ja põhjendus, mis tuli ka kõikidest ministeeriumitest tagasisidena, oli ju see, et Eestist peab saama otse lennata Brüsselisse. Sisuliselt Jüri Ratas tollase peaministrina pani rusika laua peale, ütles, mina nõuan, et me jätkame lendamist, et Eestist saaks lennata Brüsselisse. No mis siis teha? Kui peaminister nõuab, siis tuleb nii teha. Aga kes natukenegi nina on sinna sisse pistnud ja kolleeg Keskerakonnast Anastasia on nüüd ka oma nina sinna sügavalt sisse pistnud ja hoiab nina kogu aeg kinni, sest see haiseb nii ilgelt. See haiseb varastamise järele, see haiseb hooletuse järele, see haiseb kuritegeliku kantimise järele. Ja sellepärast ei tahagi, et seda uuritakse. Muidugi ei taha, et seda uuritakse, sest siis hakkab ju veel rohkem haisema. Aga lihtsam on öelda, et jah, me tegime küll selle hunniku keset põrandat ja haiseb vastikult, aga EKRE on süüdi. See on ju teie tavapärane retoorika. Ükskõik missuguse käki te kokku keerate, keegi teine on süüdi. Põhiliselt muidugi EKRE, aga no nüüd on uus patuoinas veel siin akna all meil sotside näol ka. Sotsid ei lasknud valitseda. Sotsid, kuradid, tekitasid sellise olukorra, et Eesti rahvas ei ole valitsusega rahul. Õudsed inimesed. Ega ma ei ole sotsidele väga kaasatundev inimene. Aga, no kuulge, ju te ikka koos küpsetasite kõike seda käkki seal. Ja nüüd me olemegi siis sellises olukorras, et raha on läinud ja küsimus on ju väga lihtne. Küsimus ei ole ainult selles, et maksumaksja raha on läinud. Ja ärge te tulge rääkima üldse sellest, et see on riigi raha. Ei ole olemas sellist asja nagu riigi raha. Riigi raha on maksumaksja raha. Meie kõikide raha, teie kaasa arvatud. Paluks paar minutit lisaaega. 3 minutit lisaks, palun. Aga keegi teine on ju selle maksumaksja raha taskusse pistnud. See raha ei ole ju haihtunud. Ei ole ju niimoodi, et riigieelarvest mingisugused 100 miljonid läksid ja keegi ei saanud. No ei pistnud keegi kuskil rahapakke põlema.
Niisugust asja nagu kuskil mingis action-filmis, kus rahakotid visatakse helikopteri pealt alla ja lendavad laiali ja visatakse tulle ja põlevad ära. Niisugust asja ei ole. Raha on kellegi kätte läinud. Ja minul on väga tõsine kahtlus, et need, kes raha on saanud, on seotud Reformierakonnaga. Väga tõsine kahtlus on. Ja kui teil seda kahtlust ei ole, kallid reformierakondlased, siis hääletage praegu selle poolt, et see eelnõu vastu võetaks, et see komisjon moodustatakse ja kõik asjad selgeks tehakse. Kõik asjad selgeks tehakse. Alates, kui te soovite, miks mitte, sellest, kuidas Estonian Air pankrotti lasti, rumalusest, ahnusest, totrusest, Euroopa rahade kasutamise reeglite rikkumisest, johaidi, ei juhtu meiega midagi, paneme raha huugama, kõik saab korda, küll me juba vaatame, meil on head sidemed, Siim räägib komisjonis asja ära. No ei rääkinud. Läks see raha, läks see firma ja lugege, kallid sõbrad, neid salvestisi, kuulake ja vaadake ja lugege neid sõnavõtte, mis olid siis, kui Nordica loomine käis. Ja meie fraktsiooni liikmed, ma kahtlustan, et ma ise kaasa arvatud, ütlesid kohe, ei hakka tööle, ei saa teenida kasumit. Siis luuletati meile kokku siin igasuguseid kaubavedusid ja allhankeid ja teenuste osutamisi ja mida kõike. Ei hakanud tööle. Oli selge, et ei hakka tööle, ei hakka kasumit teenima. Ja nii on. Ja ega siin ei ole midagi rääkida. Tahaks öelda rahvusvahelise suhtluse keeles, aga tõlgime ära. See on eesti keeles ka ju see Krõlovi valm. Täpselt ei mäleta, kuidas eestikeelses tõlkes on, aga põhimõtteliselt ükskõik, kuidas teie, kallid sõbrad, toolega ei vahetaks. Muusikutena ei kõlba te mitte kuskile. Riigijuhtidena ei kõlba te mitte kuskile. Te olete viinud Eesti olukorda, kus Eesti on saamas läbi kukkunud riigiks. Läbi kukkunud riigiks. Ja Marco Rubio ütles eelmisel nädalal selle kohta käsi laiutades. Aga riigid, mis ei tule oma suveräänsuse ja iseseisvuse hoidmisega toime, peavadki kaduma. Te sillutate teed Eesti riigi kadumisele, sest te olete tegelenud aastakümnete vältel valede otsustega, valede poliitikatega, aga väga eduka varastamisega. Aitäh! Aitäh!